1924. aastal osaleb Eesti jalgpallikoondis Pariisi olümpiamängudel, mille võistlused toimuvad 2,5 kuu jooksul maist juulini. Ettevalmistus algab juba talvel ja toimub maneežis, mille asukohta reedab tänaseni eksisteeriv Maneeži nimeline trammipeatus Tallinna kesklinnas. Ärasõit Pariisi on vägev. Päev enne lahkumist näitab koondis end olümpiavormis Kalevi väljakul, see on siis praeguse Viru keskuse kohal, kus tehakse esindusfoto. Järgmisel päeval, 12. mail, on seal samas pidulik ärasaatmine. Orkester mürtsutab mängida, olümpiakomitee aseesimees Johan Laidoner peab kõne, rõhutades, et võit olümpial poleks mitte ainult meeskonna, vaid kogu rahva oma ja annab Eesti hümni saatel meeskonnale üle siidist riigilipu. Kapten Otto Silber tänab ja siis asutakse teele Balti jaama poole. Kõige ees liigub orkester, kellele järgnevad olümpiakomitee tegelased, siis Eesti Spordi Keskliidu juhatuse liikmed, kapten Silber Eesti lipuga ning spordiseltside Kalev ja Sport esindajad oma lipuga. Nende järel jalgpallimeeskond, sportlaskonna esindajad ja 2000 inimest takka otsa. Balti jaamas peetakse veel kõnesid, antakse mängijatele kaasa märke ja muud sümboolikat ning laulude kui Kungla rahvas kuldsel aal ja Isamaa ilu hoieldes saadetakse rong teele. Pariisi olümpiast vestame ka järgmistes mõne minuti lugudes.